üleskäik. Ikka grill, ikka hea hind. Ikka grill, ikka hea hind. Kõik, mis vaja grilli peale või grilli kõrvale. Ikka Maximast. Ja tervist, head kuulajad. Kreeka ralli väga raju lõpp. Igastas Kreeka ralli on läbi, siin ongi sõnad juba sassis, sest et ei ole jätkuvalt täpselt kindel, mis siin lõpus sai või mis lõpuks saab, aga hetkel on igastas teada, et Ott Tänak jõudis punktikatse finišisse, raporteeris seal käigukasti probleemist, aga praegu on ta igastas võitjana juba poodiumi ära käinud, et loodetavasti see koht ka püsima jääb, tema peab siis hooldusparki tagasi jõudma, aga meie oleme siin 6. käigu saatega eetris. Minu nimi on Kaspar Ruus, minu vastas istub Saaremaalt otse tulnud Roland Poom. Ja tere õhtupoolikut või pärastlõunat minu poolt ka. Vabandust, võtsin just kohvilonksu. Väga halb ajastus, ma ei teagi, kas minu või sinu poolt, ma peaks selgima, mis sa teed. Aga otse Kreekas on meil kohapeal Jaan Martinson, et Jaan, räägi, mis seal toimub, mis praegu emotsioon on või mis seal seis on? No, seis on ärev ja siin pressiruumis on ka, tähendab, vennad laiutavad käsi ja ütlevad, et et näed, ikka juhtub midagi, et ei ole sellel Ott Tänakul tänavu nii palju õnne olnud ja nüüd on lihtsalt pilk arvuti ekraaniga ja vaatad, et Tänak liigub ja jõuaks parkpermi, paigutaks auto ära ja siis on võit käed, praegu veel ei ole. No Roland, kuidas sul tundub? Ma ei tea, kas Jaan, kas sina kuuled Rolandit? Ja vähemalt kuulsin. No ilmselt jätkub et kuulmine, aga mis ma öelda oskan, ega ma pean ausalt tunnistama, et ma ülekannet otseülekandes ei näinud, vaid kuulsin, sest sõitsin autoga, aga nii palju võiks arvata, et kui see auto jõudis kiiruskatse lõpuni, jõudis poodiumile, et vast nii palju jääb ta veel välja, et kulgeda kinnisesse parki, et ütleme, pinged on kindlasti üleval, ärevad momendid, aga loodetavasti see ikkagi võiks lõpuni vedada, sest ütleme, kaotus ei olnud nagu meeletu, et mis võiks siis tähendada mingit probleemi, et ei peaks jõudma kinnisesse parki. No, ja eks siis ole kuulda, jah, kui Tänak tuleb, et mis tal probleemid olid ja millise käiguga ta sõitis selle kiiruskatse ja mis need probleemid olid, aga vähemalt ütleme niimoodi, seal on mitu head asja, üks on võit on käes, eks, ja teine asi on see, et päeva peale ta sai ka nii-öelda teise koha ja 4 punkti sealt ja see, et punktikatselt 1 punkt tuli, ka see on positiivne. Ja veel on positiivne see, et suured punktid võttis ära Sébastien Ogier, kes tiitleitluses kaasa ei löö, nii et tegelikult läks hästi. No MM-sarja üldarvestus, kui kõik jääb nii nagu praegu on, siis on ülipõnev, aga Jaan, kirjelda, kuidas see punktikatset oli seal koha peal jälgida, et splitid olid nagu järjest aeglasemad, samas ja otsest infot ei olnud ja mingit refi infot ka ei olnud, et mis ise eeldasid, et kas hoiab või on mingi jama? No tegelikult ma ise esimeste splittide järgi arvasin see, et ta hoiab ennast tagasi, eks, et võtab sealt Ogier järelt punktikatselt oma 4 punkti ära ja või 3 punkti, et asi seegi, aga siis kui hakkas see vahel kärisema, ega siis oli kõhe tunne küll sees, aga eks see oli ju tegelikult see teleülekanded on minu meelest ei ole nagu normaalsed, me keskendume seal munsteritele, asjadele ja katsutadele ja sealt ei tule ju mitte mingisugust infot, kuidas Ott sõidab või mis, ja seal oli ju hommikustel katsetel oli ka näiteks Tänakul jäi 1 split jäi täitsa vahele. Et vaatad, et peaks see split nüüd ilmuma, ei ilmu. Ja siis vaatad seda kaarti, näed, et liigub, et ei tea, mis viga on ja kus, eks, ja et tegelikult nad peaksid aeg-ajalt just seda rohkem lülituma sellele esikoha heitlusele, näitama ka liidrisõitu. No neil on see formaat on kuidagi väga kindel ja sinna nad alati jäävad, sõltumata, mis rajal vahepeal toimub. Aga ütleme, see ei ole publiku sõbralik ja kui nad räägivad, et tahavad rohkem publikut juurde saada, siis taeva pärast. Tegelikult publik ei taha ju vaadata, kuidas
patserid seal sõidavad. Nii on. Aga no jätkame praegu eeldusega, et Tänak ikka lõpuni jõuab, et ega meil midagi muud siin teha ei ole. No tervikuna ülitugev ju ka pühapäeva esimene pool ja ka eelviimane katse, et oli see selle hooaja nii-öelda parim sõit, mis me Tänakult nägime? No põhimõtteliselt küll, kuigi ega Portugal polnud ka paha ju, aga see on täielik domineerimine, nagu oli aastaid tagasi siis, kui ta maailmameistriks tuli, et siin on optimismi on palju, et suudab nende reppidega sõita küll ja auto on ka niivõrd hea, eks, et näete, eks Riine Villil lagunes seda autot natukene, aga Toyota oli ju täiesti ämbris. Et kahel mehel pidas auto kenasti vastu Ogier ja Elfin Evansil, aga 3 meest pidid katkestama tehniliste probleemide tõttu ja siiamaani on ju peetud Toyotat märksa vastupidavamaks kui Hyundai. On see nüüd Toyota läda või on tegu lihtsalt Kreeka ralliga, et ega siin ju Hyundail ka Nevillil ju eelviimasel katsel ju põhimõtteliselt kadus mootor vahepeal, et pidi täiesti restardisüsteemile tegema, et on see kõik nii-öelda Kreekaga kaasas käiv? Ega seda ei oska öelda ja keegi seda sulle ju ütlema ka ei hakka, eks, kui sa lähed küsid, et ma loodan, et on, aga no näed, eks ju, Ott Tänak ja Ogier suutsid väga puhtalt selle ralli läbi sõita, et võib-olla siin on ka meestes natuke kinni, et tont seda teab. Aga mis need märksõnad sinu jaoks veel on siin? Tänakust oleme rääkinud, räägime ka Rolandiga veel, aga mis sulle endale veel silma jäi? No ikka ääretult raju ralli ja nagu ma vist kas olen öelnud või siis vähemalt nüüd ütlen, et tegelikult peaks nagu spetsiaalselt välja töötama spetsiaalrefid Kreeka rallit. Et seda refi lõhkumist oli tänagi palju ja kogu aeg, aga nii need asjad on ja kõik see kisub kohati väga loteriiks ja kui sa oled ikkagi korralik fänn ja siis teeb neid päevad kõik närviliseks, eks ju, kui sa vaatad Koiti sõitu, eks sa ju jälgid, kui kaamera näitab ette, et kust on kivid ja kas ja saab nendest üle ja kas probleemi ei ole ja nüüd on see uuendusena on ka see, et nad näitavad kohe seal ekraanil, kui refi rõhk hakkab langema ja kõik nii, et ütleme niimoodi, et minusuguse vanamehe närvid liiga kaua seda vastu ei pea, juba täna mõtlesingi selle Kreeka ralli lõpus siin, et ma ei tea, et peaks vähem vaatama seda ralli. Vahepeal oli tunne seal viimase katse ajal, et mine lihtsalt ära välja, tee suitsu ja lase sellel asjal olla. Ikka pulsi lööb üles ja minu eas ei ole see kõrge pulss väga soovitatav. No õnneks või kahjuks ei ole järgmised rallid üldse kauged. Kohe varsti tuleb ka Rally Estonia ja Soome rallid otsa ja Soome oled sina ka ju minemas, eks? No jaa, aga midagi ei ole teha. Siis ma olen juba pensionil, võin äkki mitte minna, aga ei, muidugi ma lähen, aga jah, ütleme niimoodi, et kui me räägime mingist närvilisest spordialast publiku jaoks, siis ralli on seda kindlasti. No kuidas kas sul on see live maps praegu ees, näed sa, mis seal toimub, kes on tagasi juba sõitmas? Ma tulin õue ära, sellepärast, et see on nagu tava, et pressiruumis teisi ei segata, kui pressiruum on täis ja seal on praegu ajakirjanikke palju ja sellepärast tulin välja, aga eks ma lähen tagasi ja vaatan, loodame, hoiame pöialt. Sedavõrd positiivselt oli, et lõpuks tuli Otil ka naeratus näole ja andis ka intervjuu ja et loodame. Nojah, küllap saab, kui juba sai katse lõpuni, et vast siis ikka saab. Aga Jaan, jaga veel ka muidu Kreeka muljeid, et mis see vahepealne parim nii-öelda toidu- ja kultuurielamused seal olnud on? Ei kultuuri siin on selles mõttes vähe, et sa püsid ju hotellitoas jahedas või siis pressiruumis, kus on ka jahe, et seda ei tea, aga toiduga on küll see, et see Kreeka ajab hulluks ja kogu see värk on kohati ebareaalne. Ma olen nüüd, meil on hotelli kõrval väike restoran
on saanud väga kõrgeid hindeid ja siis üleeile käisin sealt klõkki söömas. Niisugune korralik ports, 3 varrast, nippa-nappa mahtus sisse, pluss friikartulit, pluss tomat, pluss sibul ja pluss see nende jogurtikaste. Kõik oli fantastiliselt maitsev. Ja kogu see värk maksis 8 eurot. Täpselt 8 eurot. Ja siis võtad õlle kõrvale ja on 2 eurot. Nii et põhimõtteliselt sa saad kõhu meeletult korralikult täis väga-väga head toitu ja maksad selle eest 10. Ja eile käisin, siis nad pakkusid seda vardas kütsetatud sealiha. Täpselt sama hea. No, see on see, umbes nii öelda, et siga on seal vardas ja siis sealt küljest lõikavad neid tükke. Et selles mõttes ka ja siin on kõik arbuusid, värgid, särgid. Mul hotelli toas perenaine tõi mulle hunniku arbuusitükke, hästi magusad ja hästi jahedad, mis oli põhiline, et ütles, et sul on siin palav olla, et ma toon sulle natuke jahutust ja hästi sõbralikud inimesed ja ütleme, see on koht, kuhu ma tahaks ikkagi vähemalt ralliga seoses tagasi tulla. No elu nagu kuniga kassil. Aga kuule, aga hüva, ma ei öö sind kinni rohkem, ma sain vahepeal live mapsi lahti ja selle põhjal ka Tänak liigub kenasti seal Ožee ja Greensmiti vahel Laame pool, et neil natuke on veel tulla, aga iseenesest on nad liikvel. Äkki on nad nii kaugel, et sealt maalt saab juba lükata seda autot? Lähete Pepafiga appi, jah? Jah, ei, me ei tohi minna. Tõsi. Vist reeglite järgi, jah. No Park Vermes ei tohi enam näppida, siis ei tohi enam midagi puutuda. Ei, aga tegelikult ei tohi vist tee peal ka lükata või ma ei tea. Ühesõnaga, ma igaks juks näppima ei hakka. Okei. Kuule, aga hüva sulle ja jõudu sinna veel ja loodame, et siis kõik läheb hästi ja jõutakse Park Vermesse, saavad intervjuud ja lood kõik tehtud ja igastahes jõudu sulle sinna, Jaan. Just, aga aitäh teilegi ja eks siis räägime kunagi hiljem veel. Jaa, ikka. Tšau. Tšau. Nii, Roland on meil... Olen alles, seekord ei pea küsima, olen üle laua, istun. No kohe on teistmoodi. No ikka. Eks ta on kaugelt tehes, on mis ta on, vähemalt saab tehtud, et eks me peame siin järgmisteks kordadeks, kui juhuslikult peaks veel juhtuma mingi parema süsteemi välja mõtlema, et see heli kvaliteet ei kannataks, et kõiki vabandame kõikide kuulajate eest, kes siis pidid minu Saaremaal oleku pärast kannatama, et ei saanud nii head kvaliteeti, aga täna olen olemas, saame ralliga normaalselt kokku võtta. Jaa, saab küll. No nagu näha, mul on siin hetkel täpselt live map sees, Tänak sõidab. Tundub, et sellega on siis hetkel huidutui korras. Ja igal juhul, eks see ärevaks tegi see moment, aga ma arvan, et nii kaua, kui see kaotus on ikkagi seal suurusjärgus 20-30 sekundit, sellisel Power Stage'i pikkust oligi 20-23 kilomeetrit, et kui see kaotus jääb selline sekund kilomeetril, siis me saame aru, et mingit liiga suurt probleemi ei ole, ilmselt ma ei kujuta ette, kas see oli käigukasti viga, siduri viga, kas mingi käik ei lähe sisse, et see näitab, et mingi probleem on olemas, aga et see ei ole selline probleem, mis jätaks auto tee äärde. Et selles mõttes liiga suurt draamat vast ei ole. Õnneks ütleme, et Ott oli sõitnud sellise vahe sisse tegelikult ikkagi, nagu sa küsisid ka Jaanilt, et kas see on hooaja nüüd tugevaim sõit olnud siin, et õnneks see korralik ajapuhver oli ette sõidetud ja ma pean tunnistama, et kui ma eile ütlesin, et ei oleks oodanud seda kiirust Otilt, et nagu stabiilselt selline kiirus on, vaid pigem võib-olla kontrollitakse rasketes tingimustes olukorda, siis ega ka täna poleks arvanud, et katsevõidud jätkuvad. Et seda oli hommikul ärgates ainult hea näha. No vaata, imestati ka, või kas just imestati, aga arutati, et võib-olla Tänak ei lähe enam suruma, aga nagu ütleme, juhtus, mis juhtus, siis tasus suruda. Igal juhul, et aga vaat see ongi see, mis näitab, et alati tuleb suruda, kui sa sellises mängus ikkagi oled kõrges mängus, et sa ei tea kunagi, mis tehnikaga juhtub. Ja lõpuks ongi see sekund 2-3 võib-olla, mis jääb puudu, mida oleks võinud täiesti vabalt 3 päeva peal oleks olnud tehtav. Et eks see tuletab jälle meelde, et kui arvata, et pole mõtet suruda, et teeme safe sõitu ja võib-olla see
paarkümmend sekundit on turvaline, 30 sekundit siis ega ta kunagi ikka ei ole turvaline. Eriti Kreekas. Eriti Kreekas, just. Aga fakt on see praegune asjaolu fakt, et Tänak võitis Hyundai'le ja Tänakul endale hooaja esimene võit ja Formeau 3, ehk siis tuli võit ja topeltpoodium. No Hyundai'le tervikuna, seda oli ju ülivaja ju. Väga. Et see põud oleks pidanud juba ammu lõppema. Portugalis meenub kohe. Lõpuks ometi tehti ära ja ma tegelikult sama palju, kui ma kiidan Otti, ma tahaks kiita Formeaud tegelikult, et ta tõi selle auto lõpuni, et tal oli isiklikult raske nädalavahetus, sõbra matused olid, ma sain aru siin kommentaarist. Ütles jah, et lähedane lahkus. Või lähedane jah, et ja tegelikult oli ka ju väga ärev eilne päev tal, kui ta ju autot vigastas ja tuli sealt ju minut peale kaotust vist, on ju? Jah, circa minut, ütleme tuli. Et ta suutis hoida ikkagi pea külmana ja ära tuua see auto lõpuni. Üli tubli töö ja tegelikult, kui me hakkame nüüd vaatama eelmist aastat, siis minu meelest see tendents on sarnane, et Hyundai järkas poole hooaja pealt. Võis ju olla. Ma võtan kohe lahti. Et kui Toyota oli kõva liider, siis Hyundai teisel pool hooajal ärkas ja hakkas võtma. Aga mis tegelikult teeb nüüd asja huvitavaks, on see ju, et hooaeg, nagu ka eelmine aasta minust saime rääkida, et nii põnevat võitlust pole ammu olnud, nagu eelmine aasta oli. Siis tegelikult 150 punkti Evans. No Ogieri võime vahelt ära jätta. Ärme temal liiga palju peatu. Hetkeseisuga. 138 punkti Ott, 12 punkti vahe ja me tulime umbes 40 pealt või? 30 plussi pealt. 40, mul on täpselt meeles see, et Neville oli 50, see mul jäi paremini meelde. Ottiga täiesti võis olla suurusjärk 40 punkti, me oleme jõudnud 12 punkti peale. Ees ootab Eesti ja Soome, aga need ei saa olema lihtsalt Otti jaoks, selles mõttes, et Evans on ka Eestis ja Soomes väga tugev. Ja. Evans on võtnud Soome võite, poodiumeid, Eestis võitud vist ei ole, aga poodiumit igal juhul on Evansil Eestis. Poodiumit peaks olema küll. Kindlasti on poodiumit. Ehk siis tegelikult lõpuks jõuab Evans rallidele, kus ta saab nüüd sõita, mitte puhastusefekti kindlasti on, aga ta saab lõpuks sõita, kus võiks olla potentsiaalselt ka kiire ja puhastusefekti vähem. Et põnev igal juhul saab olema. Otil väike joon on ees, grammi võrra parem kui Evansil, nii et need 2 rallit saavad olema tulised lahingud igal juhul. Saavad olema küll, aga seesama võitluspaar, Tänak, Ogier, Portugalis, Ogier, Tänak, Sardiinias, Ogier, Tänak, nüüd vastupidi Tänak, Ogier, aga see, et just nemad 2 on nüüd mitu kruusarallit järjest nii-öelda paugutanud teistest peajagu üle ja muidugi pull on ka see, et kuna nad iseenesest saavad ju omavahel ju väga hästi läbi ka, siis see väike siuke sõbralik töötlemine, et siin Ogier ühel katsel ütleb, et Tänak ainult täisgaasiga sõita oskab ja siis Tänak vastab, et sa ei ole veel minu täisgaasiga sõitmist näinudki, et siuke asi annab ka ikkagi palju juurde ja ma ei tea, mul on nagu hea meel, et just nemad 2 on need, kes seal nii-öelda konkureerivad, et siin nende vahel see kogu see suhtlus ja ma ei tea, karisma ja kõik see annab nagu nii palju kogu sellele nädalavahetusele kohe juurde. Ja igal juhul, nõus. No ega tegelikult ma ei oskagi isegi nagu arvata, kas seal mingi loogika on taga, et kuidas nüüd Ogier 2 rallit, rasked rallid suutis ära võtta ja 3. siis Otile, kuigi Ott oli tempo mõistes ju kindlasti lähedal igal juhul oli. Pigem on Hyundai nendel rallidel olid need teise läbimise probleemid, Portugal, Sardiinia. Siin tundus, et see probleem ei ole selline. Järelikult, mis tähendab, et need teised läbimised olid oluliselt parema pinnasega kui siis Portugalis Sardiinias on ju. Et meie võib-olla silmaga vaatame ei saagi suurt aru, aga autoseadistuse ja selle tunde pealt, mis siis, kuidas see paika pannakse, ju siis on ikkagi väga suur vahe. Et siin ikkagi oli selle autoga tal piisavalt mugav sõita, et sai võidu peale heidelda. Et eks see on pisikesed asjad tõenäoliselt ja meil ongi võib-olla keeruline aru saada ja vaadata, aga ju siis koha peal ikkagi see vahe on suur. Vahe on suur, aga siin, mis siin oli vahepeal alates eile hommikus, Tänak võitis 8 katses 7, et ühesõnaga asi toimib. Seljavõit, see on ikka täielik, siin kellelgi vastu poltki midagi öelda. Et mis on väga, kuidas ma ütlen,
paljulubav ja õnneks see Kanaaride ralli, kus ma kahjuks õnneks kohal käisin, oli ühekordne anomaalia, kus vähemalt said ilusat loodust ja head ilma nautida. Oi, see oli ilus ilm. Aga jaa, no mis me saame arvata, prooviks midagi siis eeldada, mida me nagu, võtame selle ralli kokku, aga mida me nagu näeme sellest, et see autos sõidab mingites oludes. Kas need olud, Eesti olud, Soome olud, pigem võiks arvata, et Soome oludes võiks siis Hyundai olla parem kui Eesti oludes, sest Eesti läheb kindlasti rohkem rööpa. Et ma räägin, et see saab olema täielik loterii ja ma arvan, et ega sõitjad ise ka ei suuda hetkel nagu aimata, et kuhu poole see nagu kaldu võib olla, et kas on võimalik Eestis neid teisi läbimisi Hyundaiga sõita, kas sellel jokkeritest on kasu olnud, kas need seadistused on saadud heaks, ühesõnaga. Küsimusi on väga palju, vastuseid pole mitte ühtegi. Nagu ikka. Nagu alati. Aga see ongi äge, et mis meil on nüüd 7 kruusarallit kokku järjest. Ja mõtled küll, need 3 on karmimad, need paar on kiiremad, aga tegelikult iga ralli on ikkagi erinev, ka need karmid on erinevad ja nüüd me lähmegi kiirele üle. Kui te ütleme, lähme kiirele, mis võiks öelda, et Eesti ja Soome täitsa samad rallid? Ei ole. Aga Hyundai jaoks on ikka täiesti erinevad. Ja ongi Sardiinia, Kreeka, võib-olla saab võrrelda mingit pidi, samas ei saa. Ühele laiemat teed, teisel kive rohkem, mis iganes. Aga jaa, lähme edasi. Kuule, kas jaga mindeid ka või? Mul oli algselt plaan hindeid anda, aga kuna lõpp läks siin ikka ootiliseks, siis kuidas ma ütlen, plaan A läks meelest. Et Tänakule kindel 5 või? Igal juhul plussiga. See, mis viimasel katsel, see pole üldse sõita viga, et kui ma Saaremaalt tuli, ma võin siin Saare murrakus panema hakata, kui vaja on. Käime mõndri peal pole. Jah, ühesõnaga, igal juhul 5+, mitte midagi pole halba öelda, ülitubli töö ja katkise käigukastiga auto lõpuni toodud megatöö ja uhke olla eestlane. Tänakule 5+ kirja Ožee, ikka ka 5 ju. Teisena startides, teine koht lõpuks, tänases maksimum. Ma arvan, et just tegelikult see, kus ta startis ja see, mida ta suutis esimese päeva lõpuks näiteks teha, mis tempot ta suutis näidata, oli väga muljet avaldav. Ja ikka tuli kommentaar, et kuidas sa sealt startides neid tulemusi sõidad, on ju, neid aegasid, et see oli päris selline aktuaalne teema ju reedel ja igal juhul on ta 5 väärt, plussi me ei saa anda, sest ta Ott oli parem. Aga 5 vääriline igal juhul sõit oli. Ja see jälle Toyota esinumber, jälle, kuigi üldarvestus on veel Evans sees, aga ma ütlen ralli lõikes. Ei saa teised vastu. No nüüd saab tegelikult olema huvitav see, et mida teeb Ožeer siis järgmine aasta. Kui see aasta on selline, et ta tuleb ja lõbutseb natuke, võiks arvata, et see loogika on see, et neid rallisi, kus ta sõidab, võiks hakata ikkagi vähemaks jääma ju. Sest tegelikult, kui vaatame, Soome listi pole veel väljas, eks? Eestis seda ei ole. Et Soomes teda ka ei ole tõenäoliselt ja kas see nüüd läheb nii, et Solberg sõidab Soomes? Kui sõidab, siis ega Solbergi diil peab ka selline tõenäoliselt olema, et Solbergil motivatsiooni oleks, järgmine aasta peab neid rallisi rohkem olema, et ega ta siin ei tule 1-2 rallit või ralli 1 autoga sõitma ja sellepärast nüüd sõidab Toyota ralli 2-ga, et see diil peab olema ikka vähe parem, vähemalt pool hooaega saama. Ehk siis Ožeeri rallisid peab jääma vähemaks, et see loogika saaks edasi liikuda. Mida Ožeega ise on ju, tegelikult ta ju rõhutab kogu aeg ka peale Sardiiniat, ma ei taha teha täis aastat. Ülimõistlik, minu meelest ta sõidab juba liiga palju. Aga mis saab Toyotast, kui Ožeeri pole? Kui Roompere paneb latti alt täiega läbi? No eelmine aasta oli ju peaaegu pahandus. No oligi peaaegu pahandus. Lõpuks küll tuli ära neile. Tegelikult oligi pahandus, aga joppas ära lihtsalt, ütleme nii, et üli huvitav saab olema ja kui korra julgesime vist eelmine aasta, kui veel hübriid oli ja Evans ei olnud väga ja julgesime mainida, et kurat, et Evans võib-olla varsti lendab sealt, siis ei. Evans siis saab ikka tugev esinumber selle uue autoga, et ei ole midagi. Nii, aga 3. Formoo hooaja parima kordamine tegi lõpuks oma ära poodium 4+. Täitsa nõus. Sest see suur kaotus tuli siiski, kui ta ise pani seal kivi otsa. Kuigi mitte, et seal kive vähe oleks olnud. Jaa, ma arvan, et tubli töö, nagu ma ütlesin ka, tuleb müts maha võtta ja kiita selle eest, et raske nädalavahetus isiklikult talle oli probleem, samas ei olnud mingit nii suurt momenti, et peaks nagu nahutama,
ja pärast seda, nagu ma eile vist ütlesin ka, et võib-olla oli hea, et see moment talle juhtus, et sai nagu pildi korraks selgeks ja sai tagasi nii-öelda rütmi peale, et okei, meil on see auto veel lihtsalt lõpuni tuua. Ja ma arvan, selle ralli pealt on hea, et selline reset ära teha, et nii, meil on tulemus all, järgmine ralli lihtsalt jälle julgem sõita natukene. Et kui see katkestamiste rida ikka on pikk, et lõpuks ei tahagi sinna autosse istuda, et sest kogu aeg on see kartus, et nüüd ma sõidan ja jälle katkestan. Mis tal oli siin vahepeal ju 0 punkti ja 0 punkti? No sisuliselt on tal üks tulemus ainult see hooaeg all ja ülejäänud on ikkagi ebaõnnestumised. Et mingid probleemid on ikkagi kogu aeg olnud. Jaa, on küll. Nii, mul läks jälle eest ära, aga okei, vahet jälle. Igastahes nõustun sinuga, ilma statistikat vaatamata. Ja, no ma võin selle statistika ette võtta, mul on see siin olemas, et Monte oli hea 3. Rootsi ebaõnnestumine 10, Keenia 8. Need on siis ralli 1 WRC, absoluudi arvestus oli veel kuskil kaugem, 40, 16, 5, 20, katkestamine vahel on ju, superralli ja Sardiinia 20. Ühesõnaga, tegelikult on 2 tulemust, on Monte 3. ja no ma ei tea, Kanaaride 5, kas saab öelda, et see oli tulemus? Või Hyundai karika võitis, nagu ta seal, ma mäletan neid intervjuusid. No ütleme, et see oli mingi tulemus, aga sisuliselt ei olnud, et tegelikult on ikkagi ainult 1 ralli tulemus sellest hooajast. Ja nüüd tuli teine juurde, jaa. Tuli teine, nii et ma loodan, et see siit ta ärkab ja hinde sa ütlesid ära, on ju? 4+ või? Jah, ma olen nõus. Evansile annaks, ma ei tea, 4, selles mõttes, startis esimesena, tegi jälle seda, mis ta tegi ka eelmise rallil, tõi selle nii-öelda best of the rest 4. koju, saab oma neid punkte, mida tegelikult aasta lõpus läheb vaja. Just need, et ta toob neid a la 15 punni, 14 punni, mingid siuksed saagid saab kätte olukorras, kus tal on kõige kehvem stardipositsioon, et ma arvan, ta tegi ka tegelikult oma ära, et kuigi võib-olla oleks oodanud kohati rohkem kiirust. Mina isegi vist ei oodanud. Ma tõesti, sest ma pigem isegi arvasin, et see kiirus võib veel kehvem olla. Aga pühapäeva arvestuses ka 3. koht, Power Stage'ilt 4. koht, ehk sa oled nende meeste, kellel räigelt punkte vaja, ikkagi kuskil sa oled olemas, on ju. Jah, 4. 4 punkti. 17 punni see nädal, ma arvan. Jumal okei, ju sellest olukorras, kus ta on startis esimesena ja nii raskel rallil, ainukene eesmärk on see auto lõpuni tuua. No sul ei ole ühtegi teist eesmärki. Ja sellega juba midagi saad. Või päris palju saad. Niikuinii sa tead punktid, kui sa selle auto tood ilma probleemideta lõpuni. Ilma SR-ita, jah. No Thierry Neuville, ma ei teagi, see 5. koht, aga nagu see vend sai mingi aasta jagu asju sel nädalavahetusel täna ka. Elektrisüsteem põhimõtteliselt nagu jooksis kokku algselt tundus pärast, et mootoriprobleemid keset katset restart, aga sai punkti katseks korda, sõitis veel 3. aja välja, aga või kujuta ette, see vend võib ikka väsinud praegu olla. No hindena, ma ei tea, eks ta seal mähkis ise ka normaalselt ja ma ei tea, 3 saab, aga ta oli nagu statistika mõttes top 5 3 Hyundaid. Vaat see on tulemus. Jaa. See on tulemus, et ta ikkagi tegi oma ära top 5 3 Hyundaid ja 2 Toyotat, nii et ta ikkagi hoidis vähemalt seda Hyundai lippu kõrgel lõpuni välja, oli raske, aga hoidis. Ja selles mõttes punktide mõttes ka, okei, tegelikult tema oli 3, nii et Tänak ja Formeau toovad need üldarvestuse punkte. Jah, just. Aga sealt edasi, nüüd peab natuke kerima, et jõuda järgmiste ralli ühtedeni. Josh Mackerlin 12, Sesks 15, Munster ei jõudnudki täna starti, et Munsteri kohta, ma ei tea, 1 või? Kuigi seal lõpus... Kuule, Munster tegelikult püsis 5. kohal kuni katkestamiseni. Ja katkestamine oli ju tehniline probleem. Oli, seda küll, jah. Ja ta ju sõitis eile ka kogu päeva ilma käsipidurit. Aga no ütleme, kui... Kiirust ei olnud. Kiirust ei olnud. Samas tegi Evansit. Püsis nii palju kui võimalik, sõitis. Kaotused olid räiged, aga sõitis statistika peale, sõitis punktide peale. Nii et mingi mõte oli seal olemas, aga lõpp ikka nii nagu läks. Aga selle poolest, kui me hakkame nagu punkti jagama, siis McCurlenist igal juhul saab rohkem punkte, sest suutis mingid viisi ikkagi pikka mängu mängida kuhugi maani. Nii et ma päris ühte ei annaks, aga ütleme selline kurat, ei teagi. Me räägime nüüd Munsteri punktiskaalast. Jah, 2 saab. Nojah, 2 saab. Plussiga. Et pool rallit oli okei. Pool rallit oli okei. No Mäkerlin 2+ või 3 ei, ta tuli lõpuni ikkagi.
ma ei tea jah, kurat kiirust ei öeldud. Aga samas tal on siiski võrreldes Munsteriga palju vähem kogemusi. No igal juhul. Viisakas 2 ja lähme kogu selle Fordiga, tegelikult me peame ühishinde Fordile vist panema siin, kurat, keeruline on nendele hindeid anda. 2 pluss 2, no midagi niisugust. Me peame arvutama M-spordi keskmise välja, indeks 2,5. No see on juba 3 ei saa anda. Ei saa 3, 2,2. Paneme Seskile 1, seal rohkem ta ei saa. Tal on see ilus SR ka seal taga. Aga siis Toyota ülendmehed, Rovanpera, Katsuta. Toyota tegi taktikamänge täna. Mulle ei meenud, millal viimati nägin. Tõsi. Ma mäletan, eelmise aasta Rootsi rallil oli ka Evans ja Katsuta leppisid seal omavahel midagi kokku. Okei, praegu oli sama, et sõitjad, ma eeldan, leppisid ise omavahel kokku. Ja. Aga mis pull oli see, et Katsuta starti sees, Kalle sai oma selle parema stardipositsiooni punktikatseks, aga kuni selle refi lõhkumiseni Katsuta pani tõesti giga aega. Ta oli ju kõigist kiirem seal sprintides. Aga no siis juhtus, mis juhtus? Nagu ikka tal juhtub. 0 punkti. 0 punkti, järjekordselt. Ise ta teeb oma elu raskeks. Keegi ilmselt ei käsi tal seda teha. Aga Kalle ja Katsuta saab ju suhteliselt samamoodi kokku võtta, et mõlemal superralli, eile katkestasid samal katsel, täna mõlemad pidid katsel refi vahetama. Ja olgem ausad. Takamoto kiirus katsetel oli parem kui Rovanperal või? Kas ma praegu vaatan, on 3., 4., 3., 5., 4., 5. Ja kui ma võtan Rovanpera ette, siis on see 6., 5., 8., 6., 4. Enne eilset katkestamist oli Katsuta oli 5. ja Rovanpera oli 8. No, igal juhul see, ühesõnaga, Rovanpera pani nii räigelt lati alt läbi jälle, et nagu tegelikult on pahandus. Eks siis 1 pluss ja 1 või 2 pluss ja 2 või mis me... Ma ei tea, kurat, ei taha neile punkte anda jälle. Ma ei tea, no tõesti. Võt, üks on hullem kui teine, ja niimoodi juba terve hooaeg juba. Ma ei tea. Et päriselt midagi peab ju ette võtma tegelikult, et kui päriselt Ožeeri poleks, siis on ikka hirmus. Ja see on ka teiste nurkade alt, sest et eelmine aasta, kui Ožeeri ei olnud, pooleldi, Rovanpera ainult pooleldi, siis Evans nii-öelda isisõitjana, kellel oli ka reaalne kohustus kogu aeg ise tiimile punkte tuua, ega see ei mõjunud ka hästi, seda Latval ise ei mõjunud. Et kui nüüd järgmine aasta Ožeer, mis iganes formaadis me näeme, ja kui Rovanpera jalgu alla ei saa, kuigi vend on 4. ja vahed ei ole üldse kaugel. Et ma arvan, see tema puhul see, mis nüüd hakkab Rally Estonial tulema, see ma arvan, annab selle tooniga edasi. No see mingi muutus peab toimuma, et tuleb Rally Estonia, tuleb Soome. Ja kui me seal ei näe midagi nagu positsiooni mõttes. Stardipositsiooni. Et kui me seal ei näe midagi sellist vana Rovanpera, et tegelikult on juba sõidetud ka, et see refi juttu me oleme kuulnud lõputult. Selles maailmas sellel tasemel sõitjana saab pead harjuma olukordadega. No sa ei saa lõputult sõita oma Pirelliga. Kui tuleb uus kuradi refitootja, siis on uus refitootja, et sa ei saa jääda vinguma ühe asja üle. Saab, keegi keel. Siis pole koht ka seal. Ma tean, tõesti ei... Sa oled äksi täis Saaremalt tulnud otsa. Ma olen väsinud vingumisest. Ma olen lastega koos olnud 4 päeva. Umbes 4-5 lapsega koos, kes ainult vingusid. Et jah, ma ei tea. Mul tõesti, kui nüüd Eestis ja Soomes mingid sugust sellist kõva sõitu, selget, tugevat sõitu, lõpuni välja, vigadeta asja ei tule Rovanpera poolt, siis no ma ei tea, siis on ikkagi täitsa jama, Siis vist oleks vaja ring peale tagasi minna. Kõvad laused. See oli nali. Ei, ma saan aru. Et ta peab aru saama, et nagu midagi on vaja muuta, et see niimoodi ei saa jätkata lihtsalt. No seda vajab Toyota ka. No ilmselgelt. Aga Hyundai vaatest oleks ju äge. Saaks seda punkti vahet ka tiimide arvestus väiksemaks ja saaks vaja pulli juurde rohkem. Ja ega Takamoto, tema kohta ka vist ei ole suurt midagi rääkida, et arvata võib jah, et ta sõidab kiiresti, aga lõpeb samamoodi nagu alati ja neid 1 päeva ja sõite ta teeb siin kogu aeg. OEL. Neljapäeval ikka jää öelda, et äkki see rädal tuleb. Ei tule kunagi. Ralli sprinte võiks ta sõita. Teeb oma 3-4 katset ära ja tehtud. Ta peaks praegu Monsat tegema, aga 1,5 päeva Monsat, siis ta võidab. Just. No Sami Baeriga, ega suht sama. Okei, teda 1,5 päeva ei näinudki. Kuigi täna esimesena sõites oli nagu täitsa okei kohati. Teised seal tegid üliaeglaseid sõite vahepeal, aga
jah. aga noh, temaga suht sama seis, ei oska ka midagi lisada. Tead, selle ralli vist punktide jagamine oli viga vist praegu. Võib-olla küll oleks pidanud selle kaootilusega edasi minema. See on ikka täitsa, nagu tõesti, no mis sa paned Bajarile? Ma ei tea. Ma ka ei tea. Aga paneme ka kahe read tulevad. Nii, aga... Kahe mehed, jah. Nii, aga vaatame ka WRC2 kiirelt, ei olegi jõudnud jälgida, kuidas läks Virvesel lõpuks. Punkti katselt praeguse seisuga siin ilmselt veel sõitjad tuleb, aga nii kiireid ei tohiks tagant enam tulla. 3. aeg, 11,7 Greensmithile, kokkuvõttes 8, 7,41, 8 maas Solbergist. No selles mõttes neid refi jamasid oli tal ka päris palju, nagu ka Neville'iga seal kohati oli nagu paaris rakendis neid, aga... Ei suutnudki kokku lugeda, kas see oli 4 purunemist kokku või ma ei tea, palju neid on. 3 kindlasti. Seal eile oli äge ühel katsel, siis kui ta ka pilti sattus, et ma sõitsin ma ajan praegu nurgad ja küljed sassi, aga point oli selles, et parema esiotsaga vastu midagi ja loomulikult mul läks vasak tagumine ref. Võttis ise ka irooniaga juba asju. Aga kiirust oli, et see on nagu positiivne. Jaa, nagu ma eile ütlesin ka või üleeile, et minu jaoks kõige tähtsam oli näha peale seda Portugal oli viimane, jah? Sardiinia, Portugal. Ei, ta sõitis mõlemal. Ei, ma mõtlen, kus ta viimati nagu tiksus, viimane ralli. Sardiinia, seal tal jah. Et pärast seda, kui tal nii-öelda ei lubatud sõita, vaid oli kindel finiš oli eesmärk, siis hea oli näha, et kiirus on ikkagi olemas. Et tore oli näha pärast seda ühte rallit. Ja tegelikult sellest ka piisas. Arusaadav oli, kui läks üks ref, läks teine ref, vahet ei ole. Olgu see lõpptulemus, mis ta on. Aga selles klassis sõita poodiumi tempos on väga kõva sõna. Poodiumi aegu tuli mitmelt katselt, kohe ütlen mitmelt. Oota, üks hetk. Ootame. 6, 7, 8 kiiruskatselt poodiumi. 17, pooltest põhimõtteliselt. Pooled kiiruskatselt sõitis poodiumi aega. Ülikõva. Jaa, see annab alust oodata väga mõnevalt ka Rally Estoniat. Igal juhul, et nüüd ta rallidel, kus ta kindlasti on paremas seisus kui seal. Aga kes oli täiesti omalt planeedilt selles klassis jälle Solberg? No nagu alati. Täielik Seljavõit, pange see mees sinna ralli ühtena. No ootame 2 rallit. No jah, okei. Aga see ei ole kindel. See ei ole official. Aga see jutt on käinud hooaja algusest peale. See jutt algas siis, kui tuli info, et ta sõidab Toyota Rally 2-ga. Siis hakkas ka see jutt, et ta sõidab Rally 1-ga mingitel rallidel. No peab sõitma, Kaua sa vaatad? Ei, see on kindel, ta peab sõitma. See on nagu iga ralli ta võib lajatada minutitega lihtsalt. Ja see konkurents on niigi seal karm ja siis üks mees on nagu lihtsalt täiesti teiselt planeedilt veel. Et kui ta sai päris noorena oma WRC kogemuse kätte. Sai. Aastaid on nüüd 3-4 möödas või? No 2020 oli see minu arust, nii et isegi 4-5. 5 hooaeg. Ta tuli vahepeal õppima ja see õppimine on jäänud selgelt liiga pikaks. Samas see on ta sõidab selle auto niimoodi üle, et siia autosse pole enam midagi jäänud. See switch oleks võinud toimuda eelmine aasta ralli 1, aga kui see toimub sellel aastal, järgmisel aastal, siis on vähemalt teada, et WRC2 tal tagasi pole tulla, sest siin on kõik tehtud. No on, kuigi tal ei ole WRC2 tiitlit, aga see pakett kõik on olemas. Jah, ja siis oli Gus Greensmith teine, Johan Rossell 3. Selline see WRC2 oli, Georg Linnamäed täna enam stardis ei olnud, eile siis radiaator läks masinal. Aga arvestades seda punktisüsteemi täna pühapäeval WRC2-s midagi järeldi jagata, et ega seal midagi ei olnud. Ei olnud ka võtta. Väga raske ralli WRC2 meestel üldiselt kokku, et siin oli neid kiireid mehi teisigi, Jans Hollands ja muidugi Robert, kes oleks võinud seal ees otsas sõita, aga seekord nii. Seekord läks nii, jah. No sellega on meil Kreeka ralli ise, kui selline laiaslastus kokku võetud, on sul midagi sellest nädalast või lisata? Natuke saab ka veel tulevikust rääkida, aga... Ei, selle nädalavahetusega oleme asja kokku ära võtnud ja liiga palju ärme heietama jää, et juba uued ja põnevamad rallid on ees meil. Jaa, aga ma võtaks enne paar küsimust ka kiirelt, enne kui räägime siin, reklaamime Delfi Rally Estoniat edasi, et Andrus kirjutab, tere mehed, ilmselt on iga rallimees korra karjääri jooksul masin üle katuse keeranud. Küsimus,
kas rallimeestel on ka võimalus katusele keeratud autost väljasaamist harjutada? Teine küsimus, mitu katust arvel on? Esimesele küsimusele vastus, siis kas seda on võimalik harjutada? No mingid need autosõit OÜ või ma ei tea, kunagi panen tatikale näinud, et saab seal tiirutada autos, mis siis keerutab. Mina ei tea, äkki saab, sealt ju võid ju ka harjutada seda väljatulekut. Lihtsalt kulukas on? Ei, see on nagu tavaline auto, seisab pukki otsas ja tiirutab, et ongi selline pukk ehitatud. Seal vist saaks ju, teoreetiliselt. Noh, teoorias. Jah, sest see ongi ilmselt tehtud nagu imiteerimiseks, et mis tunne on siis nagu autoga rulluda. Aga mitu katust ma olen teinud, kusjuures ei ole palju. Pigem on selliseid tugevamaid kokkupõrkeid mõne seisvaobjektiga, puuga näiteks, aga üle katuse olen keeranud ühe korra Citroen C2 R2, ühe korra Ford Fiesta R2 ja kas siis äkki võis olla teist korda ka üks Ford Fiesta ja ühe korra siis tegelikult R5 oli selline poolroll, ma arvan, et viskas ühtepidi, teistpidi ja ma ei tea, kas ta päris katus vastu maad käis, aga küljed igal juhul käisid, nii et ma ütleks 4 korda. Ja sina said kiirelt välja? Ühel korral oli probleeme, sest talveralli oli ja auto oli lume sees. Kusjuures 2 korral on talveralli olnud. Et siis, kui auto on seal sügavas lume sees, siis on veidi keeruline, aga üldiselt on ka, kui üle katus on käidud, siis on ka klaasid katki, et ei pea tingimata uksest välja minema. Ja küsime, paar küsimust on veel. Heiki kirjutab, et nüüd värskelt see tuli, ma mäletan umbes minut peale seda katse lõppu, et selline küsimus seoses auto Otil tekkinud probleemiga, kas on lubatud, et Ott näiteks oleks sõitnud autoga edasi, et jõuda kinnisesse parki ja samal ajal Martin läinuks poodiumile? Ei. Peavad ikka mõlemad olema, eks? Ma arvan, et seal oli AKP oli ikkagi, kuna ta on roadbooki osa, siis ei ole võimalik seda teed jätta läbimata. Ehk siis kuna roadbook juhatab sind poodiumile, siis sa pead ka sealt läbi sõitma, et sa ei saa, kui sa jätad selle tegemata, siis saad trahvi selle eest. Küll aga on varem võimalik Park Fermeesse minna, kinnisesse parki enda ajast varem, et see on küll alati lubatud, aga see ei mõjuta midagi, et kuidagi selle raja sa pead niikuinii läbima, et see võimalus on kõigil olemas sinna varem sisse minna. Ja võtame viimase küsimus veel. Doktor Kosmodroom kirjutab. No nii. Kiidame nime eest juba. Ja on päris huvitav asja välja toonud, et vaatan ja naudin siis Tänaku ja see vastasseisu viimastel rallidel ja tekkis huvi, et mis on senise Kruusa hooaja 3 etapi ajaline vahe. Kokku 3 etappi 1010,34 katsekilomeetrit ja meeste üldine vahe on 16,2 sekki Oti kasuks. 16,2 1010 kildi peale. Ulme. Tatti lendas, aga ja järgmine on Evans, kes kaotab 11 minutit. Päris ulme, jah? Esiteks väga äge, et ta niimoodi kokku arvutas, see on väga huvitav statistika, aga 2 meest on 16 sekki 1010 kilomeetri peale. See on väga lahe statistika, mis tähendab, et nagu mehed on täiesti võrdseid olnud. On, ja teine jääb 11 minutit maha. Jaa. Mis 1000 kildi peale ei tundu ka väga suur kaotus. Ja mehed sõidavad erinevate autodega. Ja see ka veel. Et sellest kiidame ja täname ja kirjutab lõppu, et Ogier mitte osalemine järgnevatel etappidel peaks olema kriminaalselt karistatud. Sest ta hetkel ta röövib päise päeva ja rallifännide vinget hooaja jätku. No tegelikult on see, et see poolik hooaeg on täiesti nagu mulle see asi üldse ei meeldi, see poolik hooaeg ei meeldi. Aga mis seal teha, et kui oleks Roompere tempos, ei oleks hulluvat, oleks fine, tõenäoliselt ta suudaks seal Ogieriga samas tempos tulla, aga tänu Roompere probleemidele siis küll on see, et Ogier on see, kes teeb show'd ja sõidab ja võidab. Ja sõidab ja võidab ja ülejäänud on kuskil. Ülejäänud peale Tänak. Poleks olnud vaja üldse tulla. aga nii, sellega on kõik. Mul on live mapsil lahti, saan öelda, Tänak on Laamias. Väga hea, tehtud. Paistab, et sellega on hästi. No järgmine etapp, või vaatame meil korra selle punkti seisu üle, nii, kas siia on ka tulnud. Mis meil oli siis 12 punkti esikolmikus? No Ogier järgmisel rallil ei ole, nii et Tänak Evans sealt võib ka esimest korda sel hooajal, või õigemini teist korda peale Monte Carlot potentsiaalselt ka sarjaliider vahetada. Võimalus on olemas. Kalle ei ole ka kaugel tegelikult. Igal juhul võimalus on olemas. Aga ma arvan, et ikkagi mehed on tasemel ja
hooaeg ei ole nii lõpusirgel, et peaks nagu 100%, 120% endast välja andma, et siin tuleb ikkagi peaga sõita ja kiiretel rallidel eks see läheb rajuks andmiseks, aga vast mitte nii hulluks, et keegi siin nüüd rumalusi tegema hakkab, et tahaks näha, et ikkagi mõlemad mehed tulevad finišisse ja ilma probleemideta, et aga äge võidu saab igal juhul olla selles mõttes, et need mõlemad mehed on nendel mõlematel rallidel, mis sees ootavad, võidu võitnud, või okei, Estoniat ei ole Evans võitud, aga teist, kolmandat kohta küll, et nad on võimelised võitma ja nad on, tõenäoliselt võime öelda, et nad on võrdse tempoga täiesti võimelised sõitma, et see saab olema äärmiselt lahe võitlus. Ja meil on 21 punkti kauguselt Tänakust Roompera, kelle kohta ei tea, aga no vaatame. No tahaks arvata, et midagi nüüd ikka välja mõeldakse nendeks nii-öelda temarallideks siis ka. Aga kellel on päris suur vahe juba? Neville'il tuli küll siit rallilt 13 punkti, kui ma õigesti on arutanud, aga Evansiga vahe 54, et ei ole võimatu, aga see, ütleme, aken hakkab alati väiksemaks jääma. No raju kukkumine, et maailmameistri on kukkuda hooaja kokkuvõttes tõenäoliselt 4. kohal, et päris suur kukkumine. Aga jah, sellel rallil sai Hyundai rohkem punkte, vahe on endiselt suur, 358 Toyota, Hyundai'l 293, M-Sport 97, aga see ei ole väga oluline. Ja. Aga järgmine 17-20 juuli Delfi Rally Estonia ja mis meil siin on nii? Ralli ühtesid on 10 seekord. Ralli 2 on meil eestlastest Romet Jürgenson Ford Fiestaga, Robert Virver Škoda Rally 2-ga, Linnamäe Toyota Rally 2-ga jätkab Egon Kaur Škoda Rally 2-ga ja Joosep Ralf Nõgen ka Toyota Rally 2-ga, et meil on viis Rally 2 ka veel seal Eestist. Jaa, seda saab olema lahe vaadata. Ma lisan kiiresti veel selle fakti ka juurde, et Ott Tänak stardib ju ja Lõuna-Eesti rallil. Järgmine nädal on eestlastel võimalus kodusena Tänakut sõitmas. Ehk siis ülikõva vaatajatel, aga ülitähtis ka neil endale, et saada see auto paika. Ja Rally Estoniaks väike eelis teiste ees, kes siis tõenäoliselt teisi vist sealt maailmast ei stardi, pole vähemalt infot. Kohe vaatame, aga no ütleme, Hyundai'l ongi ju iga sõitja saab nii-öelda ühe väiksema ralli, Formeau on käinud, Neville on käinud ja nüüd ongi siis Tänaku kordja Eestis. Väga kõva, hea meel näha seda. Ja aga selles mõttes on ka päris tihe, just on Kreeka, kohe Lõuna-Eesti istub Rally Estonia, vahepeal nii-öelda ametlik testipäev ju ka. 3 nädala vahetust, 1 nädal on vahel. 1 nädal on vahel. 4 nädalast 3. Saab puhata korra või? Ei, siis ongi ametlik teste. Siis juba... Ja kui nad teevad, siis on, jah. Aga ma ei tea, ma arvan, tõmbame joone alla, et jälle 50 kuult ei tule. Ega ei olegi vaja mõtlenud, et me oleks võinud juba ära lõpetada 2 minutit tagasi. Kas sa oled väsinud? Jah, ma ei hakka oletama. Aus, nüüd kuulajad teavad, ega ise ka väsidega siin tegelikult need tööpäevad on päris pikad ja rajud ikka. Ja mul on siin juba 4 tundi autosõitu ka selja taga, et ja siit veel tunnike minna, nii et magama koju. No nii ta seekord oli, mis meil siis on 3-2,5 nädala pärast juba Rally Estonial, seal on Roland ka meil tiimis tagasi, ma eeldan. Jaa, igal juhul. Koha peal nii-öelda. Kes siis Service Parki tuleb, siis tõenäoliselt leiate ka Delfi telgi, kus me teeme ülekandeid, nii nagu ikka. Astuge sealt läbi. Ja, astuge läbi ja kui midagi tarka pole öelda, siis tere võib ikka öelda. Ja kuna meil praegu ka rohkem midagi tarka ei ole öelda, siis seniks soovime ilusat suve jätku. Ja, kohtume, kuuleme Rally Estonial. Nägemist. 6. käik. Ikka grill, ikka hea hind, ikka grill, ikka hea hind. Kõik, mis vaja grilli peale või grilli kõrvale. Ikka Maximast.